nimi on Urmas Vaino ja kohe hetke pärast algab tänase pika päeva viimane vestlusvoor. Ja ma paluksin osalejad, väitluses osalejad teie ette siia püünele nendele toolidele. Kõigepealt Oudekki Loone, Tallinna Ülikooli õppejõud. Siis Janek Mägi, suhtekorraldaja ja kommunikatsioonibüroo Powerhouse juhataja. Heina Nurk, Usuteaduste Instituudi lektor. Ja Silver Meikar, Riigikogu liige ja Reformierakonnast. Nii, ja selle järgmise tunnise ja pisut enama vestluse juhtküsimus, mis on kavadesse sõnastatud, on teil kindlasti päeva jooksul mitmeid kordi läbi vaadatud. Ja see küsimus siis etteloetuna kõlab nii, kas poliitiline korrektsus lämmatab ja võrdse kohtlemisega on mindud liiale. See lingvistiline analüüs selle lause kohta ütleb, et ühes lauses küsitakse 2 küsimust. Täiesti üsna eri tüüpi küsimust. Ja üks veel probleem, mille ma kohe kavatsen ära lahendada. If there are any guest who needs translation, actually we don't have it. Sorry. Jah, kahjuks me seda vestlust enam ingliskeelsesse ingliskeelde tõlkida ei saa tehnilistel põhjustel. Aga tagasi tulles meie vestlusringi juurde, siis me peaksime nüüd püüdma leida enese seest vastuseid nendele 2 küsimusele. Kas siis Eestis on sellist poliitilist korrektsust, mis võiks avalikku debatti kuidagi kas lämmatada, tappa või siis muul kombel hävitada. Ja teine pool on see, et kas see maailm, see võrdsete võimaluste, võrdsete õiguste, võrdse kohtlemise poole pürgiv maailm, kas sellega ehk ei ole mindud liiale. Nii, ühesõnaga, minu pikad sissejuhatavad mõttekäigud sellega seoses on nüüd lõpetatud. Teile on kaasa antud ukse pealt sisenemisel üks pult, mille juures ma loodan, seal on küll hirmus palju neid nuppe, aga ma loodan, et te hoomate kohe, millised nuppe te neist vajutama peate. Mul kahjuks selle osas täpne, et abiinformatsioon puudub. Ahaa, siiski ma saan ühe puldi. Siis kui inimene ütleb jah, mida ta siis vajutama peab? Number 1 ja siis kui ta ütleb ei, siis number järelikult 2, jah? On see nii? Aitäh abi eest. Ma tean siis, mida te peate vajutama. Ja küsimus iseenesest on kohe selline väike noor provokatsioon, mis viitab sellele järgmise 1,5-tunnise vestluse formaadile ka. Ja küsimus kõlab, kas eesti keeles on õige kasutada sõna neeger? Ja kui te arvate, et pigem jah, siis vajutage 1 ja kui ei, siis pigem 2. Ma ei tea, kas külalistel headel on ka siin puldid olemas, ei ole. Te sattusite vestlushoogu ja seetõttu ei ole teil pulte kaasas. Aga ma saan kohe hetke pärast siis küsida, kui te näete ka tulemusi. Aeg nüüd läks 30 sekundit on teil valiku tegemise jaoks. Ja olge head, hääletage siis. Küsimus kõlas, kas eesti keeles on õige kasutada sõna neeger, kui pigem jah, siis vajutage 1, kui pigem ei, siis vajutage 2. Ja ma palun kohe hetke pärast, kui see tulp on ammendunud, siis me näeme tulemust. 42,6% saalis viibijatest arvab praegu, et jah, seda sõna võiks kasutada ja sellega suhtlemisel kedagi ilmselt ei puuduta ja ei riiva järelikult. Janek Mägi, kuidas sina kommenteerid seda tulemust? Kas sina arvad, oleksid sa vajutanud number 1 või number 2? No süda tõmbab kohe kokku, kui kuulen sõna neeger. Töötasin 2,5 aastat ajalehes Äripäev kunagi. Ja siis, kui kirjutasid mõne kriitilisema loo, siis sõimati kohe leheneegriks. Ja sealt peale nagu on see külge jäänud, kui keegi ütleb neeger, siis kohe mõtled, et ahah, jälle ma olen teinud midagi väga halba. Aga sisult on ju tegelikult see, et selle sõna mittekasutamine, miks on juhtunud, see on väga lihtne põhjus. See sõna on omandanud ajas uue tähenduse. Ja kui sõna omab uue tähenduse, siis me peame mõistma seda selles kontekstis, mis ta täna tähendab. Ja ta täna tähendab ikkagi pigem orja või neegerorja või midagi sellist. Nii et selles mõttes ma arvan, et vastus on, et seda ei peaks eesti keeles kasutama kontekstis, kui me räägime
afroameeriklastest, mis on praegu siis kõige korrektsem, sest tegelikult teate, must ei ole ka korrektne. Pidage seda meeles. Aitäh. Oudekki Loone, kui samasugune küsimus oleks esitatud ühel võib-olla sarnast tüüpi foorumil Itaalias, millega te olete, mille eluga te olete kursis, kas see pigem jah, vastus oleks saanud tulla 42,6%? Seda ma ei oska öelda, aga Itaalias selle küsimuse esitamine võib-olla oleks natuke legitiimsem kui siin. Selles saalis ei ole mitte ühtegi inimest, kes oleks üldse õigustatud sellele vastama. Ma ei näe siin ühtegi inimest, kelle kohta see sõna võiks käia. Või kui mõni on, siis ta võiks märku anda. Meie foorum peaks olema limiteeritud nende inimestega, keda see sõna võiks solvata, sest nemad on ainsad, kes saavad öelda. Kui meie siin valged, peamiselt kodanikud, keskklassi inimesed arutame, kas sõna neeger võiks kedagi solvata või mitte, siis see on kolonialistlik poliitika. Me otsustame kellegi teise kohta, kas ta peaks solvuma või ei peaks solvuma. Ma arvan, et need küsimused tegelikult tahavad ainult tehnilist lahendust. Kui me otsustame, et mitte solvamine on väärtus, siis me küsime inimestelt, kes võiksid solvuda, mida nad sellest arvavad. Kui nad arvavad, et nad solvuvad, siis me võtame need inimesed ja me võtame lingvistide grupi, kes tunnevad keelt, kes tunnevad konkreetset keelt ja laseme neil välja töötada ühe või teatud hulga sõnasid. Eestis on sõnaloome juba aavikust saadik väga tugevalt olemas. Kui mina seda hakkan otsustama, siis ma automaatselt kehtestan dominatsiooni, mis mulle ei meeldi. Teine küsimus on, kas selle taga ei seisne hoopis seda, et mõned inimesed tahavadki solvata inimesi, kelle kohta see sõna käib. Ja kui nad seda tahavad, siis nad on rassistid ja ei ole vaja olla poliitiliselt korrektne öelda, et nad võib-olla ikka ei ole rassistid, kui nad tahavad mustanahalisi inimesi solvata. Aitäh! No Silver, ma vaatan, et sa oled praegu niimoodi kuidagi nagu jäänud nagu mõtisklustesse sügavatesse. See tuleneb sinul praegu milles? Sa ei osanud või vastasid valesti Oudekki tõlgenduse järgi? Ma mõtlesin selle Oudekki vestluse jutu algusesse, mõtlesin kahes eelnevas paneelis oleval arutluskäikudele, kus öeldi, et oleneb väga palju kontekstist, oleneb väga palju ka kohast. Teatavas kohas võib olla mingi, räägime näiteks vihkamiskõnest, võib ollagi täiesti seotud väljakutsega, mõnes teises kohas täpselt samasugune lause, ei tähenda mitte midagi. Ma toon ühe teise paralleeli. Ma lugesin just siin paar päeva tagasi, lennukist tagasi tulles lugesin, arvan, et oli see IHT-st lugesin üht artiklit, kuidas Kasahstani mingit gruppi inimesi võitlevad selleks, et päästa oma riigi mainet, mis tänu Boratile, sellele filmile, ma ei tea, kõik siin olevad, mis teavad seda filmi, on kõvasti kahjustunud. Ja seal oli lihtsalt üks väike arutelu. Jah, et film on väga hea, jah, kujutage ette, nüüd on Janeki seisukoht, et film on väga hea, aga kui siin saalis oleks üks kasahh, siis ta saaks püsti ja ta võiks öelda ausalt, et teda see seisukoht väga-väga solvas. Kujutage ette, kui see film oleks tehtud eestlastest. Ma oleks väga rõõmus olnud, sellepärast, et kui sa saad teada, milline sa välja paistad, siis see on oluliselt parem, kui sa seda ei tea. Okei, aga see film oleks tehtud, nüüd ütleme poliitiliselt korrektselt afroameeriklastest. Oleks näidatud, et nad on sellised, ma ei tea, kitsearmastajad, jah? Kas siis sel hetkel oleks ka sellisel seisukohal või kas mida ütleks Oudekki? Et afroameeriklane on äärmiselt diskrimineeriv ja järjekordselt kolonialistlik termin, sellepärast, et afroameeriklased defineerivad ainult need mustanahalisena, kes elavad Ühendriikides. Kõik ülejäänud ei tule arvesse. See on absoluutselt kolonialistlik mõtteviis. Mina kolonialismi ei kohta. Eesti keeles ma nõustun ka sellega, et kõlab ka sõna must halvasti, sest must seostub su käed mustad. Räpa natuke. Et ma ütlen, et võib-olla seda ei ole. Ma ei oska ütleme sellele küsimusele vastata, ma arvan, et tuleks seda küsida. Aga kuna siin saalis ei ole ühtegi mustanahalist, kes otseselt puudutab, siis ma arvan, et see küsimuse sellisel kujul esitamine on täiesti korrektne. Aga ma tuleks ikka selle näite juurde tagasi, kus kohapeal ma nagu ütlengi, et me mingitel juhtudel me arvame seda, et ütleme, et võtame selle Borati näite, et oleks tehtud, ütleme, võtame Borati filmi ja nüüd küsime 3 küsimust. Et kui see film oleks tehtud mustanahalistest, siis ma arvan seda, et need, ütleme, sellised seisukoha võtte, et nüüd oli see tegemist vihkamisega ja vihkamise õhutamisega oleks palju rohkem. Kui see film oleks tehtud eestlastest, no ma arvan, et meil oleks selliseid seminare,
terve rida, ma arvan, et ütleme, mingid poliitilised parteid võtaksid ja tahaksid kirjutada põhiseadusesse, et Boratti ei tohi Eestis näidata, jah? Algataksid resolutsiooni Euroopa Liidu tasemel, et see ju solvas meid, jah? Kui see film oleks tehtud juutidest, Iisraelist, jah, riigist on. Noh, ma arvan, et oleks samamoodi olnud, ütleme, Saksamaal oleks film keelustatud, meil ka kindlasti. Ja nii edasi, aga ta on tehtud Kasahstanist, jah? Siis on me kehitame õlgu ja ütleme, et noh, hea film oli, jah? Oli väga hea film, jah? Et selles suhtes, noh... Ma selgitan lihtsalt, mis ma mõtlesin selle hea filmiga, et tegelikult on väga tihti niimoodi, et mõõdame suhtekorraldust, räägitakse, et me peame oma mainet parandama, näiteks eile oli Eesti Televisiooni saates Alar Karis ja siis ta selgitas, et kui palgata üks PR-firma, siis ülikoolis mitte midagi muutmata, kõik muutuks oluliselt paremaks. Tegelikult asja olemus ongi see, et nagu asjad välja paistavad, nii nad tegelikult on. Ja väga sageli me tegelikult ei pööra sellele mingit tähelepanu, kuidas nad välja paistavad. Noh, näiteks kui te lähete alasti uksest välja ja inimesed näevad, et te olete alasti, siis kui te ütlete, nii ei tohi öelda, kui kuningas on alasti, siis see ei tähenda seda, et te seda ei ole. See oli minu mõte. Kui ma hästi korraks vastale, siis ma olen nii vahele tulnud siia paneeli ja pikalt rääkinud, aga ma ütlengi, et see näitabki kitsarinnalisust mõnes mõttes, Janek. Et kui sa tõesti arvad, täpselt, et kui sa arvadki, et see Kasahstan paistabki niimoodi välja, siis minu jaoks Kasahstan on alati seostud hoopis mingite muude asjadega, pigem häirib seal diktatuur. Silver, minu arvast sina oled väga kitsarinnaline, sellepärast, et sa ütlesid, et mina arvan nii. Ma ütlesin, et Kasahstan paistab maailmale sellisena. Ma olen umbes aasta oma elust endises Nõukogude Liidus ringisõitnud ja kabet mänginud. Ma tunnen peaaegu kõiki neid liiduvabariike väga hästi. Väga hästi. Turkmeenia, Aserbaidžaani, nii edasi. Ja ma võin öelda, tegelikult see on kohutavalt kurb, et need on tegelikult palju kihvtimad maad, kui nad välja paistaksid. Ja see on nende enda probleem ka väga suures osas, et nad ei ole sellise põtte peale tulnud, nagu Alar Karis tuli. Ma ei tea, kas ta nüüd juba peale saadet käis ja palkas mõne firma, et oma ülikooli mainet parandada oluliselt, ilma mitte midagi muutmata. Aga see oli minu idee. No siis sel hetkel ma sellega nõustun, et riigid on tõesti väga lahedad, et sai just siin augustikuus käia Tadžikistanis väikse ja seltskonnaga mägedes. Ja ma nõustun, minu see küsimus on see, et kas selline film nagu aitas seda riigi mainet parandada ja kas ta üldse nagu lõi selleks üldse mingi võimalus, kahtlemata tore, kui nüüd riik sellega tegeleb. Aga küsides konkreetselt selle nüüd, kas seda sõnakasutust, ehk siis kas ma kasutaksin sõna neeger, siis minu arvates on see juba tänaseks muutunud nagu natukene ebaviisakas. Siis selles suhtes ma väldin selle sõna kasutamist täiesti teadlikult. 200 aastat ebaviisakas. Ei, aga eesti keeles ma ütlen, et tegelikult ma arvan, et see tähendus on omandatud, mõnes mõttes see negatiivne tähendus on omandatud viimasel ajal. Või ma ei oska öelda vähemalt, ma nagu tunnen seda, et ta on nagu muutunud nagu palju ebaviisakamaks, kui ta tegelikult on teataval juhul, teda just kasutatakse nagu solvamise eesmärgil. Ja noh, ma ei tea, 2 aastat tagasi võib-olla eesti keeles ei olnudki nagu teistsugust nagu väljendit, et ma ei oska seda tööle. Mustad olid ikka juba väga ammu. Kabetaja Mägi, ma pean teid korrale kutsuma. Te ei tohi kogu aeg segada vahele, sest et muidu ei saa järgmine osale üldse sõna. Heino Nurk, palun. Ja keel on rahva oma ja rahvas kujundab keelt loomulikult ja sõnade tähendus aja jooksul muutub. Ma toon siin näite Luteri kiriku lauluraamatust. Enne 91. aastal ilmunud lauluraamatut oli kasutusel see, mis oli tehtud 1900. aastal. Seal oli paljudes lauludes, et Jeesus on mu armuke. No see oli muidugi naerukoht jumalateenistusele, need laulud tuli lihtsalt kasutamata jätta. Samas on juhtunud minu arust ka sõnaga neeger. Sellal, kui ma koolis käisin, oli ta veel õpikutes ja ta tähendas mustanahalist kas Aafrikast, Ameerikast. Afroameeriklane öelda mustanahaliste inimeste kohta on narr, sellepärast, et ka Indias tamiilid on täiesti samasugused tumeda nahaga. Ja me eestlastel oleme võib-olla väga värvipimedad, et me tegelikult ei erista rasse, millest nüüd võib-olla ka ei taheta enam rääkida üldse. Ja kui see sõna on saanud meil sõimusõnaks, seda tuleks muidugi uurida eelnevalt, kas on, ma ühe inimese väite põhjal nii ei julge öelda, siis ma ütleksin, et ei, siis me peame mõtlema välja midagi muud. Aga no Ameerikas on läinud niimoodi, et seal oli kõigepealt negro ja see oli heatahtlik või ametlik keel. Niger oli sõimusõna, 2 eri sõna täiesti, siis tuli black, mida ühelt maalt ei olnud ka enam viisakas kasutada, kuna see tähendas musta ja määrdunud.
siis tuli African American muuseas, mitte afroameeriklane, ärge kunagi nii öelge. Ja nüüd öeldakse people of color, kuna igasuguseid rahvad on tulnud. Aga kui rääks jutt Kasahstanile, siis ma olen alati tundnud seda, vanaemaga rääkis, et aastal 2000 kollane rass vallutab maailma ja minu arust meie Baltikumi rassism on tegelikult suunatud hoopis Aasia poole. Nii-öelda neegrid või mustanahalised on meile puhas eksootika. Ja kui ma oma endise elukaaslasega Eestis ringi käisin, siis oli igal pool pigem niisugune heatahtlik uudisimu, naised tahtsid musi anda ja lapsed jooksid ringi ja selja taga puudutasid teda ja ei märganud midagi, aga see, et me Kasahstanis, las teevad Kasahstanis see on meil kuidagi sügavalt sees, et selles me näeme ohtu. Me tõeliselt suhtume halvasti sellesse kõik, mis sealtpoolt tuleb. Heina, ma küsin teie käest edasi, muidu kaks härrasmeest jäävadki rääkima, me ei saa muud vestlust arendada üldse. Kuidas te tajute, kas Eestis on poliitiliselt korrektsed selle väljendi sellises halvas tähenduses mõtlemist? Selle küsimuse esimesele poolele, kuidas te vastaksite? Kas see kuidagi lämmatab meie mõtlemist, poliitiline korrektsus? Poliitiline korrektsus? Ma küll ei tunne, et meil seda liiga palju oleks, pigem vastupidi, et seda kultuuri nagu ei ole üldse meil veel arenenud. Sellest räägitakse või siin ja seal juba seda ka teostatakse, aga see on äärmiselt ebaühtlik ja juhuslik. Te olete elanud Ameerika Ühendriikides, kas sarnast situatsiooni te mäletate seal samasugust seisu, kus kohas on praegu Eesti ühiskond? Või see jäi lihtsalt varasemasse aega enne teie mäletamist? Ma arvan, et seda vist pole kunagi seal olnud kui praegu Eesti ühiskond. Ma elasin seal aastatel 96 kuni 2006, aga poliitilise korrektsuse mõttes oli seal küll asi kaugemale jõudnud. Ja ikka, seal on see saavutatud reglementeerimise kaudu, igasugune korrektsus ja see on konstitutsioonipõhine ühiskond, see algusest lõpuni rajaneb kokkulepetel. Meil on traditsiooni. Traditsioon igas olukorras ei tööta, sest lihtsalt kaasused ei sobi sellesse ja siin minu arust see neegri küsimus on väga hea just, eks ole, et meil lihtsalt ei ole neegrid, mis me siis räägime. Silver Meikarit hetk tagasi eelmises paneelis nimetati veel viimaseks liberaaliks. Kas Eesti peaks praegu, kus seda probleemi meil tegelikult ei ole, kas me peaksime praegu... Viimane on ainult alles jäänud, et liberaalsusprobleemi ei ole. Nii, et kas me peaksime praegu ise juba ette kehtestama mingeid teatud reeglid, sest et me ju mõistame Euroopa Liidu liikmena selle sama lipuga kirjatud laua taga istudes on see situatsioon, kus me praegu elame ikkagi pigem lõppemisele mingil hetkel määratud. Ehk me oleme avatud ühiskond ja kõik probleemid ühel või teisel hetkel jõuavad siia. Ma ei tea, millised reeglid tuleks veel kehtestada, et üldiselt on ju olukord selline, kus seadus jookseb praktiliste probleemide sabas. Ehk ennem tekib probleeme ja siis hakatakse seda seadusega reguleerima, parandama, muutma ja nii edasi. Ehk siis nii kaua, kuni pole probleemi, ei ole ka põhjust väga paljusid seadusid teha. Ei ole nagu ühiskondlikku vajadust, soovi, nõuet. Et ma ei oskagi öelda, et milliseid asju siis antud konkreetselt poliitilise korrektsuse kohal me peaksime rohkem reguleerima. Ma arvan, et siin on poliitiline korrektsus on väga tugevasti inimeste iseenda enesetsensuur. See on tegelikult väga palju seotud nii poliitiliste parteidega kui ka ajakirjandusega, kus koha peal kujundatakse mingi arvamus, et põhimõtteliselt selline moraalinorm. See kujuneb siis mitte seaduse pügalas paragrahvis XXX, vaid see kujuneb läbi arutelu ja öeldaksegi, et tegelikult see arvatavasti oli nüüd selle piiri ületamine. See on olemas poliitiline kultuur ja see poliitilise kultuuri areng siis toimub ühiskonnas. Sa ei saa seda panna kirja mingisse seadusesse, poliitilise kultuuri seadus, jah? Mingi hea tava leppe võib teha, aga poliitilise kultuuri seadust või poliitilise korrektsuse seadus kõlab minu jaoks selline pigem ohtlik. Ja pigem me peame probleemid ära ootama ja siis saame hakata neid reguleerima? Ma arvan, et pigem kui, ütleme,
jah, ütleme, et neid ei ole võimalik ennem reguleerida ja sellisel kujul, et see annaks ka mingit tulemust ja ülereguleerimine on alati suur oht ja ma arvan, et väga palju asju ei peagi seadustes kirja panema, et need on hea tava, traditsioonid, kodune kasvatus, moraalinormid ja need tegelikult kujunevad ühiskonnas ja muutuvad. Ma läheks siit edasi. Palun? Et eks poliitiline korrektsus on ainult üks näide sellest, et häid kombeid õpetada võib väljaspoolt ja seespoolt. Meie kunagine professor Evald Saag ütles, et inimesi on võimalik kasvatada või dresseerida. Ja kui me teeme ainult uusi seadusi ja norme ja piiranguid, siis me dresseerime, aga kui me õpetame kujundame nende suhtumist ja hoiakuid, väärtusi, siis me kasvatame neid seespidi. Silver Makeril ilmselt dresseerija staatus ei meeldi seadusandjana. Oudekki Loone, palun. Mina näen selles diskussioonis ühte teist probleemi, nagu ma juba enne ütlesin. Minu arvates on poliitiline korrektsus ohtlik ja kahjulik just nende diskussioonide pärast, kui lihtsalt diskussioonide pärast sõnadega. Härra Berlusconi tunneb väga hästi ühte poliittehnoloogiat. Iga kord, kui tal tekib mingi probleem, siis ta räägib roppu anekdoodi. Pärast seda meedia arutab mitu nädalat seda roppu anekdooti ja keegi ei aruta seda, kui palju parasjagu on raha varastatud. Et kui me pöörame liiga palju tähelepanu teatud sõnadele, siis seda saab väga kurjasti ära kasutada. Tekib suur hulk valvekoeri, kes ei loe sisu, kes ei lähtu tervest mõistusest, vaid vaatavad nagu niimoodi arvuti vaatab, selline andmebaas, mis kogub, mida kasutavad arvutuslingvistid, et vaatab, et ahaa, see sõna esineb, tuleb rünnata. Ja selle taha, kui meie ühiskondlik arutelu läheb sellesse, et kas neeger võib öelda või mitte, siis mitte keegi ei pööra tähelepanu selle üle, keda reaalselt diskrimineeritakse. Kas meil on mustanahalised, kes ei julge õhtuti välja minna, sellepärast, et neid pillutakse kividega. Minul on mul Atiterist sõbranna, tema ütles, et tema ei julge. Aga keegi sellest ei räägi, sest kogu aur läheb selle küsimuse peale, mis siin enne üleval oli. Selles mõttes igasugune selline sõnakasutuse normeerimine, selline poliitiline korrektsus on alati, see on võimuinstrument ja see on alati kellegi huvides. Ja tavaliselt see, kes normeerib, see, kes saab seadusi anda, see on võimul. Ja tema kehtestab keelekasutuse ja raamid, milles probleeme saab arutada. Ja selline võime kuulutada mõned sõnad korrektseteks, mõned väljendid korrektseteks, normaalseteks, nagu enne meie paneelis öeldi, et mõned asjad on ju normaalsed, siis me võtame tegelikult reaalse arutelu võimaluse ära. Me võtame ära hääle nendelt inimestelt, kellele konkreetne ühiskond liiga teeb. Ja see toob kasu ainult neile, kes parasjagu on võimul, et nad saaksid rohkem oma võimu teostada, et nad saaksid tagasi valitud, et nad saaksid teha neid asju, mida parasjagu nemad tahavad, mitte seda, mida kogukond peaks vajama. No, Silver Maker, kuna sa oled võimul, siis sa võib-olla tahad seda kommenteerida, seda mõttekäiku. Aga ma ei nõustu selle mõttekäiguga, et ma sellepärast mõtlengi, et tegelikult on siin väga palju asju, mis on seotud koduse kasvatusega. Ehk see on sinu iseenda, see moraalne asja, sa ei pea seda reguleerima. Aga sa kindlasti pead probleemidest rääkima, nendest, mis on probleemid ja ma arvan, et ma selles Oudekkiga nõustun. Ma tahaksin just tähelepanu tegelikult, see ei ole mitte ainult sõnakasutus, see on tegelikult laiem asi. Et kui me räägime nagu poliitilisest korrektsus, siis käib siia alla ka käitumine, ka riietus, kogu see muu asi, milline on hea poliitik. Hea poliitik on 32-aastane mees, kes on abielus ja 2 meest ja last. Et selles suhtes mul on hea poliitik, aga loodan, et mõni meedia esindaja kirjutas üles selle tsitaadi. Väikse eksimus ei ole, aga jah, et selles suhtes, et ma mäletan eelmine nädal reedel oli Ilmar Raagi artikkel, kes ta luges eelmise nädal reedel, kirjutas totaalsest jälgimisühiskonnast. Tema mõttekäik oli selline, pikemalt võttis see lahti, juhtumist lahti, rääkis seal ka poliitilisest korrektsusest, kuidas see kujuneb, aga tema see lõpuväide, vähemalt nii, kus mina sellest aru sain, oli selles, et tänu sellele, et
meil on see Twitteri ühiskond, jah, keegi kirjutab Facebookis, kirjutab ja siis kohe tuleb Roy ja räägib sellest ja nii edasi, et siis tegelikkuses selle tulemus on see, kus koha peal sa jälgid igat oma väikest sammu. See puudub igasugune vabadust ja mingi inimene kuskil kirjutab Facebookis või Twitteris või nagu sa ütlesid, et mõni meedia esindaja kasutab minu sõna eksimust siin ära, siis sellest kujundatakse sinust mingi arvamus, jah? Võidaks hävitada sinu poliitiline... Väga arvas. Et sinu poliitiline... Ei, ma saan aru, sellest siis kujundatakse kogu see teema. Ja siis kokkuvõttes ka, kui sa siis lõpuks nagu ütleme, interneti avarustas mingite inimeste kohta midagi otsid, guugeldad, et siis selle järgi kujuneb kogu see arvamus siis sinust kui poliitikust. Ja see on väga suur oht. Ma arvan, et me praegu teeme seda vea, mida ikka debattides ja diskussioonides tehakse, et hakatakse rääkima millestki ilma terminites kokku leppimata. Et ma praegu üldse ei saanud enam aru, mida sa mõtlesid poliitilise korrektsuse all, kui sa oma meestest ja riietusest rääkisid, eks ole. Noh, mina mõtlen hoopis midagi muud selle all. Sa seletaksid, mida sa mõistad? Ma mõtlesin seda, et... Ma tegelikult küsisin Heino käest. Mina praegu mõtlen poliitilises korrektsuses ikkagi, et kedagi ei ametnikud või mingisugust võimu esindavad inimesed, olgu siis nad kolmandas sektoris või äris või avalikus sektoris, ei kasuta avalikult kedagi solvavaid, alandavaid, halvustavaid väljendeid. No ma saan aru, Heino, et selle lause taga on sügavalt teie isiklik pettumus Eesti Vabariigi suhtes, Eesti Vabariigi võimukandjate suhtes, Vabariigi pressikonverentsil, näiteks haridusminister vist näiteks homoseksuaalsete inimeste kohta oli väga sirgjoonelise seisukohal. Räägite te sellest praegu? Ma mõtlesin selle peale enne, aga minu arust haridusminister eksis eelkõige nagu Euroopa Liidu suhtes ja oli Euroopa suhtes ebakorrektne rohkem kui seksuaalvähemuse suhtes, sest tema kui Euroopa Liidu riigi haridusminister ei tohiks öelda, et me ei pea kõike niisuguseid lääne languse asju järgi tegema. See oli minu arust ääretult ebakorrektne. Ja loomulikult mõnes teises riigis oleks ta järgmisel päeval pidanud ilmselt lahkumisavalduse andma ka ja seal, kus on survegrupid. Minu arust siin on 2 erinevat probleemi ja ma arvan, et need mitte ainult Eestis, vaid ka igal pool, eriti lääne ühiskondades, on meelega segamini jäetud. See, miks peaks haridusminister tagasi astuma pärast sellist avaldust, ei ole mitte niivõrd need, mis sõnu ta kasutab, vaid see, et ta jagab mõned inimesed rohkem inimesteks ja vähem inimesteks. See mõtteviis väga tugevalt ellu viidud Saksamaal enne teist maailmasõda viis väga suurte katastroofideni. Ja see on see põhjus, miks Euroopas inimene peaks tagasi astuma, sest kõik riigid mäletavad, et ka neil oli niisugune ideoloogia ja ka nemad olid selles süüdi. Aga küsimus ei ole sõnades. Niipea kui ühiskondlik diskussioon juhitakse selle peale, et mis sõnu ta kasutas, mitte keda ta ründas, keda ta domineeris, kelle elu ta halvemaks tegi. Kui see viiakse abstraktsuse tasandile, mis on kõrgem kui inimene ja mõnikord 3 tasandit kõrgemale, siis me tegelikult oleme ühiskondliku diskussiooni tapnud, siis me oleme ära võtnud võimaluse lahendada probleemi, siis me teeme lihtsalt ristisõja sõnade pärast. Ja see on see, mille osas ma protesteerisin, et küsimus ei ole mitte selles, et ametnik ei tohiks kasutada mingeid sõnu, vaid et ametnik ei tohiks rünnata demokraatia põhialuseid, seni, kuni me demokraatiat tahame. Ja ma hea meelega teeksin ettepanek, et me võib-olla ei aruta autoritaarsuse kehtestamise positiivseid omadusi selles saalis täna. Ma olen sinuga täiesti nõus, aga ma arvan ka seda, et sõnad väljendavad mõtteid ja keel on kokkulepe. ÕS muutub, eks ole. Kui me keelame sõnad, me ei keela samal ajal selles mõttes, et kui keegi on rassist ja me keelame tal sõnad, ta ei muutu sellest vähem rassistiks. Ja kui ta on ametnik ja teatud sõnu ei kasuta, tal on ikkagi terve suur hulk arsenali, et tegelikult
inimesi diskrimineerida. No, ma kardan, et Jaanek ütleb kohe, et sõnu me keelata ei saagi, sest tema on sõnakunstnik ja töötabki sõnadega, loeb sõnu inimestele peale, PR-firmas saab selle eest raha ja tunneb elus sellest just sõnadest mõnu, nii et sõnade keelamiseni me nagunii ei jõua. Kui kriisisituatsioon on, siis ma tavaliselt ikka soovitan kõigil vait olla. Aga kui nüüd selles... Ma korraks küsin Audekiga, kas see siis tähendabki, et tegelikult mingid ministrid jäävadki rohkem vait ja teevad ikkagi oma tegusid edasi. Selles mõttes, et iga kuni nad räägivad, me saame vähemalt aru, mida nad mõtlevad. Mina ministrite puhul soovitaks küll kõigepealt vaadata seda, mida nad teevad, et teada saada, mida nad mõtlevad. Väga õige, ma olen väga nõus, aga ma tahaks öelda, et miks pärast väga sageli üks lause või üks mõte võib põhjustada väga elava diskussiooni, sest seal on kaks väga olulist asja. Esiteks, Umberto Eco ütles sellise mõtte, et tekst on alati targem kui autor. Mõelge natuke selle peale. Ja sisu on väga sügav, sest tegelikult sa ütled mingi lause ja kõik inimesed, kes seda lauset kuulevad või loevad, nad panevad juurde oma konteksti, oma mõtted, oma arusaamad sellest asjast. Nad laiendavad seda ja sina ei pruugi seda tausta absoluutselt teada, kui sa seda teksti lood. See on esimene. Ja teine, veel olulisem, on tegelikult see, et miks pärast on mõnikord väga mõistlik nõuda ministrite, oluliste isikute tagasiastumist justkui ühe väga lolli lause pärast. Tegelikult näitab, et ta on väga pikka aega väga lollisti mõelnud. See võib olla nagu mitte 2 päeva, vaid see võib olla aastaid. Ja väga, minu jaoks väga lugupeetud arvamusliider Toomas Paul, tema kirjutas Eesti Päevalehes mõnda aega tagasi ühe artikli ja ma tsiteerin seda artiklit. Ta ütles, et inimese isikuomadused 7. eluaasta ja 100. eluaasta vahel ei muutu. See on ikka see sama. Ja ainukene, mis muutub, on see, et inimene muutub vananedes kinnisemaks. No sellepärast, et vaata, mu pojakene ütles mulle, mis asja, ta on 10 aastane, mis asja lapse suu ei valeta. Mis jutt see on? See valetab kõige rohkem. Ja ma arvan, et tal oli õigus. Vaata, laps ütleb igasuguseid selliseid rumalaid mõtteid välja ja nii edasi, aga see poliitiline korrektsus, millest me siin rääkisime, see sunnib meid tihti. Arme talle seda ütle, hoiame selle oma teada, kuigi ma mõtlen neid mõtteid nii kui nii. Ja nende haridusministrite või mis iganes tähtsate tegelaste sõnavõttudes väga sageli ongi see, kui ta ütleb midagi erakordselt lolli, siis see tähendab seda, et ta on seda erakordselt lolli mõtet mõelnud väga pikka aega. Ja seetõttu on Heino sul natukene õigus. See on tema hoiak. Jah, see väljendab tema hoiakut, kui see tuleb nii lihtsalt. See ei ole niimoodi, et kogemata tuli üle keele. Ja ta ei vabanda seal samas, et ta on läinud üle piiride. Lisaks sellele, mida inimesed veel sisse loevad, lugejad ja kuulajad, loomulikult ma olen väga nõus sellega, et iga lugeja loeb erinevalt ühte seda sama teksti. Ütleksin mina nagu hingehoidjana ka seda, et inimesed ütlevad ja kirjutavad välja sageli seda, millest nad ei ole teadlikud. Aga teised saavad aru. Teadvustamatu teadvustub, eks ole, ja selles suhtes on igasugune avalik esinemine väga ohtlik. Jah, sellega on sul õigus. Ma lisaksin veel seda, et tegelikult inimesed ei mõista ka seda, et nad kirjutavad mingit teksti, nad arvavad, arme seda lauset pane, korrigeerib mõnda teksti, arme seda pane. Esitame seda asja nii, aga tegelikult kui ma selle teksti läbi loen, ma saan kohutavalt palju aru. Ma saan oluliselt rohkem aru, kui see inimene enda arvates ütles. Ja sellest me võime mõtestada seda testi, siis pärast, et mulle tundub, et temaga on asjad nii, temaga on asjad naa ja ühe aja pärast on märkad, et tegelikult see ongi nii. Suhteliselt kohutab, kui keel meile üldse mingeid teadmisi ei annaks ja üldse mitte midagi ei peegeldaks, et ma arvan, et see tegelikult on ilmne, et keel on mõtete vahetamise ja väljendamise vahend. Ja ma arvan, et viia diskussioon sinna, kus arutada, et aga keel annab mingit infot. On ka tegelikult selline vee segamine ja püüd mitte rääkida reaalsetest probleemidest, sest tegelikult see on igale ühele ilmne, et keel annab infot. Selle üle tegelikult ei ole mõtet arutada. Et ma arvan, et pigem Eesti ühiskonna küsimuses oleks olulisem rääkida just sellest, et keda rõhutakse, keda domineeritakse.
kelle elu kannatab mingisuguste üldiste kokkulepete, mingisuguste poliitikate nimel. Ja sinna juurde saab kindlasti arutada, kuidas sõnakasutus seda maskeerib, kuidas sõnakasutus taas loob sellist domineerimist, et me ütleksime, et aga see ongi normaalne. Niisuguseid näiteid leiab väga palju, aga kõigi nende küsimuste juures tuleb kõigepealt küsida, et kes on kahjusaaja ja siis arutada selle kahjusaaja positsioonilt. Ja niipea, kui me laskume sellistesse üldtõdedesse ja hakkame nende üle niimoodi laiutama, siis ma kardan, et diskussioon natuke sureb ära. Toomas Paul eksis selles osas, mis vähemalt, ma ei tea, läks vastuollu psühholoogidega, kes ütlevad, et inimese isiksus kujuneb välja umbes 18. eluaastaks, et see on tüüpiline asi, mida üks on isiksus, aga teine on isikuomadused, et see on selline geneetiline kood. Mida nagu psühholoogia esimese kursuse loengul õpetatakse. Ja minule õpetati. Oodaki, inimese geneetiline koos on paigas juba, ma ütlen selle mõtte vahele, muidu sa segad vett. Aga meist keegi tegelikult ei ole. Et see geneetiline kood on paigas juba eostumisel. Tähendab, ma nagu enne ütlesin sõpradele, et vaadake nagu kohe, kui keegi hakkab ka nurga tagant välja tulema selliste kaasa sündinud omaduste, argumendi ja muu sellise nätsliku arsenaliga, siis ma tulistan. Et ma nagu hea meelega tegelikult sellest ka diskussioonist ma läheksin just välja selles mõttes, et me tegelikult keegi meist ei ole hariduselt vist nagu väljaõppinud psühholoogia, ma lihtsalt viitasin, et on nagu teisi arvamusi illustreerimaks, et me nagu natuke räägime millestki muust. Tahad ma vastan sulle küsimusele, kes saab kahju, kui kedagi rõhutakse? Minu arust ainus õige vastus, kahju kannatavad mõlemad pooled ja kõik. Nii rõhuja kui rõhutu. Ainult rõhuja ei saa aru sellest. Ta näeb ta on lühinägelik oma kasu suhtes, sest ta on väga lühiajalist kasu, aga tegelikult pikemas perspektiivis on tema suurem kannataja. Oudiki, ma luban kohe, me räägime kahju kannatajatest ka ja neid, keda surutakse. Silver, üks küsimus. Mis on need teemad, millest poliitikud rääkida ei taha? Janek praegu siin just juhtis tähelepanu, et kui on kriisisituatsioonis tuleb vait olla, et ma kasutan seda võimalust siin vahepeal. Et ma just ühe asja jagan ära, või seletan ära, et enne ma rääkisingi poliitilist korrektsust ja laiemalt, mis ma rääkisin riietusest ja perekonnast ja muust asjad, siis ma tahtsin öelda sellega, et väga palju sellest poliitilisest diskussioonist ei ole teema üle, vaid on selle üle, kas midagi konkreetne sõna või kas keegi rääkis mingi roppanekut või mismoodi inimene välja näeb ja milline on tema, ma ei tea, selline kuvand on ja see kuvandit, ütleme siis läbi kollase meedia väga tugevasti siis peegeldatakse väga tihti valimisotsuses mingi inimese üle ei otsustata mitte tema seisukohtade järgi, vaid selle järgi, et milline ta tahab, et ta välja paistab. Ilus mees, 2 lapsega ja isa ja kindlasti hea poliitika. Aga see oli see, miks me selle nagu välja tõin. Aga teemad, mida ei taha arutada, ma ei hakka neid ometi siin arutama. Et kindlasti just täna esimesest sõnavõtust oli, kus Euroopa Komisjoni agentuuri esindaja ütles, et immigratsiooni teema on üks teema, mille üle ei taheta väga palju arutada Balti riikides, sellepärast, et see ei too palju hääli. Ma arvan, et see on vastab tõele. Ja ei arutata ka, kui me vaatame, mida... Tegelikkuses on, ütleme, on ju välja öeldud seisukoht ja üldjuhul seisukoht on olnud selline, et me ei, ütleme, Eesti riigi seisukoht on ju olnud, on see, et me ei osale näiteks solidaarselt Itaalia ja Malta, ütleme, lõunast tulevate immigrantide probleemide lahendamisel, ehk me ei võta kedagi Eestisse siia, ei paku neile siis, ütleme, nendele riikidele solidaarselt abi on ju. Me oleme samamoodi püüdnud seda teemat vältida sellega, et rääkida põhiliselt sellest, et kuidas me peame suurendama iseenda iivet ja seeläbi siis ikkagi ehitame üles sellist rahvusriiki ja ütlemegi seda, et see on nagu meie riiklik lahendus ja nii edasi. Et mingid vastused me ütleme üldjuhul, ma ei võib natuke veidame sellega siis pead liiva alla. Aga ütleme, kui me räägime diskrimineerimise küsimustes, see on samamoodi, et ma käisin eile Tartus Vene lütseumis esinemas 12 keskkooli õpilastele. Mul oli väga kurb, ma pidin seda tegema vene keeles, aga õnneks tegin seda kui Igor Gräziniga, kes oskab vene keelt palju paremini kui mina. Ja seal uskumatult
toredad õpilased, aga nad ütlesid kohe üks esimestest küsimustest, mida nad tõstatasid, nad ütlesid, et nad tunnevad ennast teisejärgulisena. Nad tunnevad ennast teisejärgulisena, ja kui ma küsisime, et mis on nagu konkreetsed põhjused on ju, et püüdsid neid leida, seal oli nagu, pigem oli see lihtsalt see, nagu see tunne ja tšustus, ja ma sain aru, et seal oli väga palju sellest samast, mida Oudekki ütleb, et tema arvates ei ole oluline teema, oli sõnakasutuses. Sedama see kaotus, kui me kaotame meie ja nemad, kas me ütleme, tibla või ei ütle tibla. Et see sõna mängis ikkagi väga suurt rolli. Et see oli üks põhjus, miks nad tundsid, et ei olnud nagu konkreetset probleemi, aga oli see sõnakasutus. Teine asi, mis seal oli, nad tõid siis ka välja seesama vene, ütleme see ajakirjandusel on mulje, et kui sa venelaste taustaga oled või venekeelse nimega, et sul on raskem tööd leida, mis vastab ju teataval juhul tõele, teistpidi on ka see, et Tallinnas toitlustusasutuses sa ei saa tööd, kui sa vene keelt ei oska, et selles suhtes, lihtsalt on see asi ka tegelikult läinud täna juba teistpidi. Kas ma tohin sulle rääkida ühe loo? Kohe, ma lihtsalt ütlen nagu lõpetuseks, aga see oli, selles suhtes ma tahangi öelda, et tegelikult on olemas neid sisulisi asju, mis tuleb ära lahendada. See on ka üks teema, millest väga ei taha ju rääkida. Venekeelse Eesti elanikkonna tundest, et nad oleksid samamoodi Eestimaa osa. Mina tahaks elada riigis, kus kõik selle elanikud armastaks seda riiki, oleneb enda rahareist, rahvusest ja nii edasi, see on minu see põhimõte, mida ma alati öelda. Et see on üks teema, millest väga ei taheta rääkida. Ja siin on nii see sõna kasutamise koht, kui ka sisuline koht, mõlemad asjad. Mina küll noriks hea meelega sõnakasutuse kallale ja ütleks, et mina tahaks elada riigis, kus inimesed võiksid armastada riiki, aga seda niipea, kui riik teeb selle kohustuslikuks, siis ma põgeneksin sealt nagu esimesel võimalusel. Vaata, siin ongi see, et mina ei taha ka teha seda kohustuslikuks ja absoluutselt see ei ole kohustuslik ja ma tean, Oudekki, et sa tead seda, et sa tahtsid mind kiusata. Absoluutselt. Sa tahtsid kiusata ja ma tahangi öelda seda, et selline, Oudekki... Kius ei ole kristlik. Mina ei ole ka kristlik. Armastust ei saa vist väga peale suruda. Et selles suhtes, et ma arvan, et seda ei saa peale suruda ühelegi inimesele ja ma arvan, et seda ei saa ammugi peale suruda riik. Ja see on pigem on see selline, ongi see tunne või mingit pidi vene keeles, et selles... Ära pane mikrofoni kära sinna. Anna andeks, aga nüüd läheb edasi. Kui sa ennem ütlesid, et ei ole vaja tegeleda asjadega, mis meil ei ole probleem, mis meid ei ahista ja mis meid ei piira, siis mille pärast lendas valitsuse menetlemisest välja partnerlusseadus? Sellepärast, et selle osas ei saa ju öelda, et ei ole probleem. Me võime küll arvata, et see on ajakirjanduse mull, aga ei ole ainult ajakirjanduse mull. Miks sellega edasi ei tegeletud? Hääli ei tule? Ütleme, et see, mis ajakirjanduses välja öeldi, et see oli üks seadus, milles koalitsiooni osapooled ei suutnud saavutada kokkulepet, see vastab tõele. Ja vaieldamatult sellepärast see ka välja kukkus, sellest ei ole valmis ka keegi hüppama ambrasuurile ütlema, et see või mitte midagi. Jah, aga vastus on lihtne, et oleks võib-olla teistsugune koalitsioon olnud, oleks see seadus tänaseks juba vastu võetud olnud. Oleks teistsugused hoiakud, oleks olnud teistsugune kasvatus ja see on rohkem kui aasta või 2 probleem, see on põlvkonna küsimus. Ja üleüldse niisugused asju on targem ette võtta 2-3 kuud peale valimisi kui enne. No see oli muidugi tõsine süüdistus, jaa. Miks seda sellel hetkel võeti, kus oli selge, et IRL kohe süütab lambid, mis on ainult punased, aga mitte mingil juhul kollased ega rohelised? Ma juhin tähelepanu, et tegelikult selle seadusega tegeleti juba paar aastat tagasi, kus tehti uuringuid, Justiitsministeerium sellest vastutas. Ja juba siis tegelikult püüti seda ära kasutada, legitati seda uuringut tehakse, sildistati inimesi ja nii edasi. Ja ütleme poliitiliselt, ütleme on ju aus ka öelda seda, et vaieldamatult see teema kütab kirgi, vaieldamatult see teema oleks poliitiliselt nagu läbi vaielda, ennem kui otsustatakse mingi konkreetne asi, seda ei saa teha tegelikult ka sellised, kus sa lihtsalt sõidad üle väga paljude inimeste peade ja ütled, et kuulge, et vaadake, et meie nüüd arvame mingitel põhjustel, et see asi on nii, ja see peab olema nii ja üldse nagu ei aruta. Silver, kas see ei olnud, ma küsin veel viimase küsimuse, siis saavad kõik nagu vastu öelda. Kas see ei olnud poliitiliselt korrektne lahendus selleks, et mitte tõmmata teatud osa ühiskonnast viha enda peale ja ajada asi rahulikult kohtute lahendada, las seal otsustatakse ühel või teisel hetkel ja asi ongi nagu poliitiliselt korrektselt ilusasti ära lahendatud, IRL võitis ja Reformierakond võitis?
No ütleme, see diskussioon ei olnud ju ainult IRL-i ja Reformierakonna vahel. See põhidiskussioon selles küsimus tegelikult tekkis Sotsiaaldemokraatliku partei ja IRL-i vahel, kus siis ühed ütlesid, et see seadus pole üldse vaja, teised ütlesid, Reformierakond ütles seda, et me hea meelega oleks seda võinud arutada ja sotsid ütlesid, seda seadust on väga kiiresti. Ehk need osapooli on nagu rohkem. Mis ma ütlen selle kohta? Et oli poliitiliselt korrektne lahendus? Ma ütlen seda, et tegelikult minu isiklik arvamus, ma olen seda isiklikku arvamust, ma ei ole kunagi varjanud. Minu arvates, minul ei ole, see ei ole minu asi otsustada, kes kellega käib. Mina isiklikult pooldan samasuguseid võrdseid õigusi, nii mees ja naine, ütleme abielule nii mees ja naine, kui ka mees ja naine ja naine. Ja ma olen seda alati välja, see on minu isiklik arvamus. Põhimõtteliselt oled sa nõus, et praegu lahendatud sai asi nii, et poliitilistele parteidele kasulikult teemale endale nii ühiskonnale kui ka huvigruppidele tegelikult kahjulikult, sest et nüüd tuleb lihtsalt oodata tõepoolest iga kohtulahendit uuesti ja sellest kujuneb lõpuks praktika. Tegelikult kaotame kokkuvõttes kõik. Oota, millistest kohtulahenditest sa räägid? Ma mõtlen kõige lihtsam näide ilmselt, mida väga paljud teavad, näiteks on Viimsi vallaga seotud küsimus ja nii edasi. Et asi laheneb, praktikat kujunevad välja mitte seadusega, vaid kohtutes. See Viimsi näide oli muidugi jah, selles suhtes eriti jube, aga ütleme, kui me räägime võrdse kohtlemise, vaid sama partnerlusseadusest, siis sel hetkel selle seadusega ütleme, et sellega lahendatakse ära mingi osa probleemid, mis oleks lahendatud. Ma arvan seda, ütleme seda, et ega Riigikogus vastuvõetavate seadustega on alati nii, et selleks, et see vastu võetakse, peaks olema umbes 51 häält. Umbes 51, sest vahepeal piisab ka vähem, sul ei ole ju põhiseadusega seotud seadused ja karistusseadustikuga seotud seadused, need on 51 vaja. Et selles suhtes, et kui on nii palju neid hääli olemas, siis sel hetkel saab muutusi saavutada, kui ei ole, siis sorry. Oodaki tahab selle? Selle seadusega seoses tuleb meelde veel üks selline osaliselt ka sõnakasutuse ja reaalse eluga seotud probleem. Ma peaks ütlema, et mind üllatas. See, et tegelikult seda küsimust enne valimisi ei tõstatanud. Et parteid, ka Sotsiaaldemokraatlik partei, seda avalikkusesse tugevalt ei toonud, et küsida rahvalt legitimatsiooni. Meie oleme see partei, kes kehtestame selle niisuguse asja ja siis valimisdebati käigus tuleks neid asju arutada ja pärast on näha, kui palju meil on niisugust pooldamist. Et see ühest otsast toob nagu teise probleemini Eesti ühiskonnas ja need on kõik võimalikud Eesti parteide valimisprogrammid. Ma olen lugenud ühte valimisprogrammi viimase 10 aasta jooksul, kus olid väga selgelt kontrollitavad lubadused, aga seal oli ka probleeme. See oli paraku parteil, kes ei saa kunagi üle 1% hääli, kuivõrd selle autor on vist siin saalis, siis ma ei hakka seda nime välja hüüdma. Aga üldiselt väga paljud meie sellised arutelud sumbuvad just nimelt mingiteks sõnadeks, millega kõik on nagu nii nõus, sellepärast, et ei eristata teatud laadi konflikte. Millest on tulnud poliitiline korrektsus, see on tulnud põhimõttest, et teatud laadi vägivald ei ole väärtuslik, et teatud laadi vägivalda võiks piirata seda, et kas inimesed võivad minna tänavale ja suvaliselt teisi inimesi tappa. See tuleb sellest konsensusest. Ka see ei tähenda, et igasugune konfrontatsioon oleks iseenesest midagi negatiivset. See ei tähenda, et inimesed, kellel on erinevad arvamused, ei peaks saama ühiskondlikus ruumis kokku ja nende üle vaielda. Parteide üks eesmärk peaks olema need arvamused, eri klasside, eri huvid välja tulla ja vajadusel väga tigedasse kokkupõrkesse viia. Millegipärast seda ei toimu. Mille tulemusena tekivad väga paljud huvitavad probleemid, mida eelmise sessiooni ajal siin ka arutati. See teema kohta nagu lihtsalt lisada, et ma ütleme seda, et väga tihti räägitakse, et poliitilised parteid ei arvesta rahva enamuse arvamusega.
hästi tüüpiline lause ja arvatavasti võib-olla see järgmine vastab tõele, kui ta on üldlevinud. Et ma küsin, et on terve rida asju, kus koha pealt me korraldaksime rahvaküsitluse, siis sel hetkel me leiaksime, et arvatavasti, ma oletan, et toon teile ühe konkreetse näite mitte Eesti kohta, et ei saaks siis, pärast me süüstada, et väga põhjus kohtades me leiaksime, et rahvaküsitlus annaks meile sellise tulemuse, millega me tegelikkuses, vähemalt need, kes siin saalis on, ei oleks võib-olla rahul. Ja ma toon teile Eesti näite, kus koha peal ma võin öelda, et tugineda ka andmetele, on Valgevene, kus koha peal, kes ei ole siiamaani ainult Euroopa riik, kes ei ole siis Euroopa Nõukogu liige, ja üks põhjused, miks ta ei ole selle liige, on see, et seal siiamaani kehtib surmanuhtlus, septembris löödi 2 tüüpi maha, kes olid tõesti mõrtsukad, aga, või tapeti siis riikliku püstolilasu abil, jah. Ja nende vastus oli väga lihtne. Uuringud näitavad, et rahvas on selle surmanuhtluse moratooriumi või surmanuhtluse keelamise, kehtestamise vastu. Täiesti selge. Ja ütlesid, jah, me võime teha rahvahääletuse, kui seda tahate, aga see tulemus on teada. Ja ma arvan, et see arvati, et see lähebki niimoodi. Küsimus selle kohta, et ütleme, kui riik püüaks seletada, Lukašenka režiim võtaks endale programmi, et pool aasta võrrat on rahvahääletus ja püüab seletada, mille pärast on see, ütleme, väärtus, et surmanuhtlus on kaotatud, kaalub üle selle viha nende mõrtsukate vastu, kes siis surma mõidetakse. See oleks võib-olla siis selline poliitiline lahendus, et tõesti korraldaks seda rahvahääletuse alles siis, kui on see ühiskonnas see debatt läbi vaieldud ja oleks siis poliitiline liit oleks selle siis ka püüdnud suunata siis euroopalikule lahendusele, jah. Aga ütleme, nende argumendid samamoodi ametlik esindaja teatas, et aga mida te siin räägite, et Valgevene ja niimoodi, et vaadake Ameerikas, seal tapetakse isegi naisi. Aga meil Valgevenes on moratoorium naiste, et me naisi tapa, et see surmanuhtlus naistele ei kehtestada, et ka võrdõiguse kohta. Lihtsalt näitab. Jah, Heino. Tuleme Eestisse tagasi. Õnneks ei ole ma poliitik, kavatse kunagi saada selleks. Aga mulle tundub, et sel momendil, kui Eestis surmanuhtlus keelustati, oleks rahvahääletuse tulema veel siiski pidanud talle jätma. Seda vaielga mulle vastu oli, jah. Ja teine näide on see, et just poliitikute vastutusest, keda inimesed on volitanud enda eest otsuseid tegema. Et klassikaline näide Ameerikast, et sel ajal, kui mustanahalised või neegrid või African American, nagu seal öeldakse nüüd, või nad ei oleks kunagi saanud kodaniku õigusi, kui see küsimus oleks pandud rahvahääletusele. Sel juhul, kui ka nemad oleks saanud hääletada. Neid on ainult 10% Ameerika Ühendriikide elanikest. Rahvahääletuse küsimus on kindlasti see, ja ütleme võimu küsimus on kindlasti see, et kas võim võib teha kõike. Tegelikult see konsensus on juba väga kaua olemas, et võim ei või teha kõike. Et on teatud asju, mida võim ei luba teha ja mida tõesti ei saa rahvahääletusel otsustada. Panna rahvahääletusele, kas kõik venelased tuleksid ära tappa, ka siis, kui see oleks positiivne, siis see ei oleks samal ajal legitiimne. Ma arvan, ja see ei oleks legitiimne just selles mõttes, et selle tulemusena, kui seda hakatakse ellu viima, siis ma arvan, et leidub nii mõnigi riik hakatuseks ilmselt Euroopa Liidu seest, kes leiab selle interventsiooni õigustusena. Aga teine küsimus on see, et kes on legitiimne otsustaja, mis mingisugusel pinnal toimub. Ja kui me ütleme, et poliitiline partei on õigustatud otsustama asju, mis rahva enamusele on vastuvõetamatud, siis sellest hetkest meil ei ole enam demokraatiat. Sellest hetkest on meil autoritaarne kord, sellepärast et rahva enamus ei ole enam legitimeeriv põhimõte. Et see on argument, millest ma soovitaksin kõigil eemale hoida. Ja teine küsimus on, ja see on mõnes mõttes väga raske küsimus, et kuidas selle surmanuhtluse kaotamisega on. Et kui see nii oli, see võis nii olla. See tähendab tegelikult seda, et Eesti ei olnud valmis Euroopa Liitu astuma. See tähendab, et me petsime meie kaaslasi Euroopa Liidus ja ütlesime, et me oleme teatud väärtused, millel see liit põhineb, et me oleme need omaks võtnud. Ja tegelikult ei olnud. See tähendab seda, et me valetasime oma kaaslastele.
Ma sellega päris nõus ei ole, et eks me ikka vaikselt areneme ja kui mul on 3 last, mitte 2, nagu sa käskisid omada, et ja mu naine tundis ennast, kui 3. laps sündis kohutavalt diskrimineerituna, sellepärast et me tundusime veidi asotsiaalne perekond, kus on liiga palju lapsi. Mul on 4, kui sa lohutad. Kohut, ei, see mind ei lohuta, eks ole. Aga ma tahan rõhutada, et ma ei ole seda päris nõus, et see oli nüüd, et me ei oleks nüüd kuulama Euroopa Liitu ja nii edasi, või me ei ole selleks valmis, sest tegelikult see, et me siin astusime tõi selle muutuse, need väärtused, võib-olla selle surmanõhtust ei ole väga hea ellu viia ja nii edasi. Kusjuures, ega ma arvan, et see debatt ei lõppe kunagi, kas surmanuhtlus on õige või vale, sellepärast, et isegi lääne ühiskonnas Ameerika ja Euroopa vahel on väga suur erinevus. Ja ma ütlen, et just see probleemide üles kerkimine toob meie mõtteviis väga suuri muutusi. Te olete ju nõus, et pärast septembri 2001 ka lääne ühiskond hakkas oma turvalisust hoopis teistmoodi aru saama. Ja see, milline, ütleme, selline keskkonnasurve meile Hiina ja Aasia poolt tuleb, ma mõtlen mõtteviisides ja kõiges, see võib muuta meie arvamusi väga paljudes küsimustes, mida me täna hindame. Mina tegelikult ei näe, et lääne ühiskond hakkas oma turvalisusest kuidagi teistmoodi aru saama pärast 11. septembrit. Inimesed, kes on karmi turvalisust pooldanud, on kogu aeg olemas olnud. Ja kui me vaatame külma sõjaaegset turvalisusretoorikat, see on kordades hullem kui praegune, kuigi väga sarnane. Seal ei ole mitte mingisugust muud erinevust, kui et külma sõja ajal kardeti kommuniste ja nüüd kardetakse moslemeid. Aga retoorikas, aruteludes, nõuates sisulist, sellist filosoofilist väärtusvahet tegelikult ei ole. Et ma ei ütleks, et midagi väga tugevalt muutus, võib-olla oli hoopis pigem vahepeal mingi muutusperiood, kus arutati, et äkki on kuidagi võimalik ka teisiti ja Euroopa on tõepoolest selles mõttes Ameerikas väga palju erinev, et Euroopa pärast teist maailmasõda väga tugevalt otsis mingeid teistmoodi lahendusi. Kui palju sellega hakkama saadi, on teine küsimus. Ja selles mõttes, poliitiliselt võib olla õige, mõnikord on nagu liitudel ka selline korrale kutsuv mentaliteet, aga küsimus on selles, et Euroopa Liit võib otsustada, et hüva, me aktsepteerime neid, kuigi neil seda osa veel ei ole, aga tõenäoliselt, kui me oleme ühes liidus, siis on võimalik, et nad muutuvad. Sellisel juhul on see aus. Kui me teeme Potjomkini küla ja ütleme, et meil ei ole ühtegi probleemi, et me oleme omaks võtnud teatud väärtused ja tegelikult läheme edasi mingisuguses muus suunas, siis see on valetamine. Et öelda, et vaadake, et meie rahva enamus arvab niimoodi ja me ei pea demokraatlikuks, mis on samuti üks Euroopa Liidu alusväärtus, me ei pea demokraatlikust sellest üles võtta. Siis ma arvan, et seal oleks olnud aruteluruumi. Aga otsus, et me teeme kõik asjad ära nii, nagu keegi mõtleb ja siis vaatame, kuidas me hakkama saame. Selline Kivirähu poolt väga hästi kirjeldatud rehepaplik suhtumine on valetamine. Et ma arvan, et siin tuleks ka asju nimetada nende nimedega. No ütleme, et tegelikult mingitesse liitudesse kuulumine siis on teatavate rahvusvaheliste kokkulepete ja täitmine mingite konventsioonide ratifitseerimine, et see on tingimuslik ja see ei puuduta Euroopa Liitu, see puudutas Euroopa Nõukogu ja see juhtus palju varem kui Euroopa Liitu astumine. Aga ikkagi sellel hetkel, vabandust, ma lõikan siis, see oli korraga nende samade Rooma dokumendid, Rooma asjad olid vist inimõiguste paberid, mida me võtsime omaks, 90ndate alguses. Sest tegelikult ühiskond ei olnud valmis, inimesed ei saanud isegi aru, milles käib jutt. No arvan, et kui oleks sel hetkel tõesti korraldatud mõne küsimuse üle rahvahääletus, siis ta ei oleks läbi läinud. Aga ma arvan, et see oli õige otsus seda teha. Ja siin ongi võib-olla nüüd siin vaidlen ka Oudekile vastu, et võin tuua mingid äärmuslikke näiteid, see Valgevene näide on selles suhtes hästi selge, aga äärmuslikke näiteid on ka see, et kus koha peal, ütleme tõesti,
immigratsiooni probleem Euroopas mingis riigis läheb nii suureks, et seal tõesti, ütleme, võidab valimised reaalselt mingi jõud, kes on arvamusel, et teatavad inimesed tuleb näiteks välja saata või reaalselt nende õigust diskrimineerida, see on täiesti tõenäoline, jah. Et kas siis sel hetkel seda saab siis nagu tolereerida, vaatame, et räägime Austria Haideri juhtum, siis tegelikult ülejäänud riigid seda ei tolereeri, ta küll sai endale positsiooni, aga teda mõnes mõttes seda Austria riiki siis sel hetkel nagu lükati natukene kõrvale. No ilmselt on praegu... Samas me ütleme, et kodanikel on õigus valida, keda nad tahavad. Aga teiste riikide kodanikel, muidugi neil on õigus valida, keda nad tahavad, aga ka teistel riikidel on valida, kellega nad näiteks koos majanduslikke suhteid loovad. Et selles mõttes, et need on mõlemad suveräänsed otsused ja inimesed peavad teadma, et kui me näiteks valime surmanuhtluse, me valime sellise äärmusliku natsionalistliku poliitika, siis selle tulemusena võib juhtuda, et mitte keegi meiega üleüldse mingit äri teha ei taha. Me saame majandusliku blokaadi. Et ma arvan, et see on üks argument, mis paneb inimesi ka kaaluma oma arvamusi, sest see on nende vabadus. Oodaki, ma küsin vahetades natukene teemat. Eesti seadustes, nii nagu näevad ette tsiviliseeritud maailma seaduste normatiivid, eks ju, on kirjas see, et meil riigis kehtib usuvabadus. Kas Eesti on selles mõttes tolerantne riik, kas Eestis tegelikult kehtib usuvabadus või on see ainult selline fraas, mis tegelikult on poliitkorrektne või ehk siis poliitiliselt korrektne, nii nõutakse, nii peab olema. Itaalia poolt näiteks siia vaadates, Eesti poole vaadates. Kas Eestis kehtib usuvabadus? Sisuliselt, igapäevases elus, tänaval, meedias, ajakirjanduses, kas sinu samad tuttavad, kellest sa ka rääkisid, mitte nüüd usukuuluvuse järgi, eks ju, kas tunnevad ennast vabalt Eestis? Minul ei ole kunagi olnud probleemi ütlemaks, et ma olen ateist, aga kindlasti siin on juhtunud vahepeal, mõtlen, et mu sõbrad võib-olla tahaks midagi öelda, aga ma olen tundnud ennast ühe korra puudutatuna või kas just puudutatuna, aga hämmastunult. Oli talvel üks arutelu tööjõupoliitikate üle ja üks väljapaistev Eesti professor ütles, et maailma kultuur, millel on kristlikud alused ja jätkas sealt oma argumenti. Et sellisel hetkel mulle tundus, et ma tean, et kui Itaalias oleks keegi midagi niisugust väitnud, siis oleks seda hakatud väikselt müntide või mingisuguste mädanenud asjadega loopima, et sa ei saa niisugust asja väita, kuigi võib-olla just selle pärast, et Itaalias on Vatikan ja mõistetakse, et kirikul on ka selline poliitiline jõud, aga see on kirjaoskamatu väide. Et natuke kirjaoskamatust võib-olla sellel teemal on, aga... Oleks vaja lihtsalt poliitilist korrektsust natuke rohkem. Aga selles mõttes, see ei ole küsimus poliitilises korrektsuses, vaid lolluses, kui nagu väga suur hulk kultuure välja arvata, kui kõik mittekristlikud riigid on nagu mittekultuursed, siis see on suhteliselt selline õudne tõdemus. Aga ütleme, ma kindlasti, ei arva, et Eestis oleks otseselt usuvabaduse probleem. Eestlased, mul on jäänud mulje, et suhtuvad sellisesse organiseeritud religiooni suhteliselt leigelt. Mida enam paneb mind üllatama, et mõned parteid käivad ennast enne valimisi õnnistamas, aga eks see on ka nende vabadus ja nende nende signaal ühiskonnale ja kuna see ei ole mingit vägivalda kaasa toonud, siis küllap see usuvabadus ikka on. Kui ma Jeemenis valimisi vaatasin, siis ei mitte Jeemenis, see oli Indoneesias. Ma olin provintsis, mis oli põhimõtteliselt moslemi provints. Peale ühe nurga, kus olid ka katoliiklased. Kõik need osad selles provintsis, kus olid ainult moslemid, nende poliitilised probleemid olid tavalised poliitilised probleemid nagu igal pool mujal. Ja see, kus oli katoliiklik vähemus, sealne poliitiline põhiküsimus oli see, et kas nad võivad endale veel ühe katedraali ehitada või ei või. Et sellisel puhul ma ütleks, et võib-olla meil on, ütleme, usuvabadusega mingit laadi küsimusi. Aga muidu tegelikult seda peaks küsima kelleltki, kes usuga nagu rohkem kokku puutud, sest mina kui ateist, ma olen selle osa lihtsalt, teda keegi minu ellu ei topi ja mina ka ennast ellu väga ei topi. Ma ei oska öelda, et ma andsin ammendava vastuse. Kui sa nii sõna edasi annad, siis ja ütled, et sina kui ateist tunned ennast vabalt Eestis, eks ole, see ei ole seganud siis, mis mulle öelda, kui et on usuvabadus. Aga samas jällegi sõnade kasutuse küsimus, minu arust me ajame usuvabaduse ja
kiriku lahutatuse riigist ja et ei ole riiki kirikute väga segamini. Ja eriti nüüd, mis on puudutanud seda religiooniõpetuse debatti, mis on aastaid käinud juba. Et see, et koolis õpetatakse maailma religioonidest midagi, et see on inimeste usuvabaduse vastu tegutsemine, see on ju ka harimaldus. Sellel alal on ka meil väga palju harimaldus. Praegu õpetatakse koolis kohustuslikus ei korras. Õpetata veel, aga see debatt on käinud aastaid. Janek. Probleem on muidugi oluliselt keerukam, kui sa selle nagu välja tõid, et tegelikult eestlased on suhteliselt religioossed üle keskmise Euroopas isegi. Küsimus on lihtsalt selles, et 27% eestlastest ütleb, et nad usuvad Jumalat. Keskmine eurooplane ütleb umbes 52%. Aga eestlane kuskil on midagi, nõiad, värgid, asjad, kõik nii, et sellises religioosses vaates, lihtsalt statistika järgi, on eestlased vähemalt sama usklikud nii-öelda kui keskmised eurooplased ja see ateistide osakaal, kes mitte julgevad, aga kes julgevad seda välja öelda, see on üks asi. Ega ma ütlen, et Eestis öelda, et sa oled kristlane, aga see ei ole ka päris normaalne tegelikult. Ja seda ei ole väga lihtne teha. Ma arvan, et kõik sellised kuuluvust määravad sõnad, mida sa enda kohta ütled, nendel omistatakse kohe mingi selge silt. Rääkisin ühe tuttava homoseksuaaliga, arutasime seda teemat ja siis tema ütles ka, et tähendab, et mind kohutavalt ärritab see, et nad kujutavad mind ette kuskil skandeerimas Amsterdami tänavatel või midagi muud sellist. Nad kujutavad ette, et vaat selline olen mina, eks ole. Ja kristlaste puhul on see täpselt samamoodi, eks ole, et kristlane on see, kes usub, et kuskil pilje peal istub mingi onu. Või midagi sellist. On mingisugune stereotüüpne mõtteviis, mis reeglina ei ole üldse tõsi. No, räägime niisugusest sõnadest nagu usklik ja kristlane üldse, eks ole, et ka luterlikus kirikus, mis on traditsiooniliselt rahvakirik olnud, eks ole, või vähemalt suurim kirik Eestis ajalooliselt viimastel sajanditel, siis kiriku liikmed, kui ütlevad usklik, siis sageli mõtlevad sellega palvemajas käivad inimest, vabakiriku liiged. Kas sa oled kunagi tundnud, et sa oled millestki ilma jäänud või et ühiskond või mingi grupp ühiskonnast avaldab sulle tugevat survet selles osas, milline on sinu usutunnistus? No, kahtlemata kuni aastani 1989. Aga kui me räägime Eesti teisest vabariigist, nagu me oleme siin rääkinud seni meie teisest vabariigist, et kas sul teise vabariigi jooksul on sellist tunnet olnud? Etteheiteid ei ole. Silver, Oudekki on palunud mitu korda, et me räägiksime probleemidest enesteks. Mis valdkonnad need on, mis teemad need on, kus sa tajud ise võib-olla mingit teatud jõuetust, et sa ei saa seaduse pügalaga likvideerida diskrimineerimist või sa ei saa kasvatada tolerantsust ühe või teise teema suhtes? Ma arvan, et teemasid on tõesti hästi palju ja ma arvan, et väga paljude teemade üle võiks öelda, et selle vastuseks on aeg. Ja et ma alati, mulle meeldib mõelda selle peale, et kus me olime 20 aastat tagasi, kus me oleme täna, või 90 aastat tagasi, kus me oleme täna. Ja võiks öelda, et inimeste suhtumine, ütleme, nende silmaring, nende toimunud väga oluline ja väga kiire muutus. Nii suhtumises teiste nahavärviga inimestesse, nii suhtumises seksuaalvähemustesse, suhtumises iseendasse, suhtumises oma riiki. Ja see on tegelikult väga kiire areng. Väga paljudele probleemidele ma ütlengi, et lahendus saab olla ajas ja ma arvan, et see on väga hea. Ma üldjuhul on, ma lihtsalt ütlen, et ma näiteks püüan oma lastele näiteks mõelda seda, et ma ütlen, et kui nemad on kunagi täisealised, et nemad suhtuksid teistmoodi mingitesse asjadesse, kui mina laps oli, mulle õpetati, kui ühiskond õpetas, et kasvatada neid väärtusi nendele inimeste, kellel on mul mõju, või otse näiteks oma lapsed. Jah, et see on üks täiesti minu jaoks oluline asi ja ma arvan, et need inimesed, kes täna on liberaalse ellusuhtumisega, on avatud, need kindlasti annavad oma lastel täpselt samamoodi seda edasi ja siis kokkuvõttes ma usun, et see ühiskond lihtsalt areneb parem. Oudekki palus ennem vastata sellele küsimusele. Lihtsalt jätkaks natuke Silveri mõtet, mis haakub ka sellega, miks ma enne ütlesin,
legitiimsus mingiteks otsusteks, ka väärtusotsusteks peab tulema sellelt kogukonnalt, kelle kohta see otsus käib, mitte mingisuguselt väikselt grupilt või veel hullem väliselt grupilt. Et väga andekad ulmekirjanikud, Arkadi ja Boris Strugatski, ma loodan, et mõned teist on vähemalt neid lugenud, kirjutasid oma raamatus kunagi, et mitte kedagi ei saa vägisi kommunismi viia. Ja see on väga ilus mõte. See on väga ilus mõte ka selles mõttes, et mitte kedagi ei saa vägisi ka demokraatiasse viia, ega üleüldse mingisuguseid väärtusi neile institueerida ülevalt poolt ja väljaspoolt. Need asjad peavad kasvama ühiskonna seest. Samamoodi surmanuhtluse kaotamisega, sellega, et loobuda sellisest välistavast rahvusluse ideest. Need ei tulnud ka Euroopasse iseenesest, need ei ole kuhugi iseenesest tulnud kuskilt sadanud. Et need peavad kasvama inimeste seest, kuni inimesed teevad oma vahel mingisuguse sellise lepingu. Kuni meil seda ei ole, siis igasugune selline väline nõue mingisugusteks asjadeks toob väga lihtsalt kaasa Potjomkini küla, toob väga lihtsalt kaasa sellise reaalsuse ja sõnakasutuse erinevuse, mida kõik, kes 80-ndaid mäletavad ilmselt väga hästi, kui suur lahknevus oli retoorikal ja sellel, mis nagu kuskil päriselt oli. Et ma arvan, et me ei tohiks sama nagu viga uuesti ise teha. Oodeke, ma ühe näite sulle ikkagi provokatsiooniks veel tooksin. Ma rääkisin Ameerika, ei võta öelda praegu täpselt, mis ülikooli professoritega ja nad rääkisid, et see oli vist Ameerikas kuskil 80-ndate keskpaigas, kus määrati sookvoodid ehk tehtigi jõuga asi ära, et naiste hulgas oleks professorite hulgas oleks rohkem naisi. See on Potjomkini küla. Sookvootidega ja muude selliste kvootidega on see küsimus, et nad töötavad piiratud juhtudel. Nad töötavad siis, kui on olemas ühiskondlik konsensus, et meil peaks olema naisi poliitikute hulgas. Aga meil on poliitiline süsteem, mis on vana, diskrimineeriv, domineeriv süsteem, mis on loodud domineeriva klassi poolt. Selleks, et seda süsteemi murda, on meil vaja mingisugust radikaalset sammu. Ja sellisel puhul, kui me ütleme, me kehtestame järgmiseks 5 aastaks, 7 aastaks, see oli ka kehtestatud väga limiteeritud perioodiks, selleks perioodiks niisuguse süsteemi, mis tagab vana süsteemi murdmise, siis ta töötab. Kui me seda sama teeme siis, kui ühiskondlikku konsensust ei ole olnud, siis see ei tööta. Et selline vahe. Et sel juhul ta ei ole vägisi kommunismi viimine, sellisel juhul on ta, ütleme, muutunud väärtuse institutsionaliseerimine. Ma küsin Janeki käest kohe selle sama küsimuse, ma kõiki auditooriumi käes olevate inimeste käes palun vabandust, et ma ei reklaaminud teile kohe algusest peale välja võimalust ka sellesse vestlusesse sekkuda ja nii ma ei ole lasknud seda ka teha, aga kuna meil on veel aega ja vestluse lõpuni mõnikümmend minutit, siis kohe, kui te soovite, siis andke palun käega märku ja üks märkuandja kohe ongi, sellepärast mul see meelde tuli. Piinlik, aga nüüd on võimalik. Palun, meil on varu mikrofonid olemas ka, eks ju saalis. Kati Liik, Sotsiaalministeerium. Ma tahtsin tegelikult kommenteerida seda Silver Meikari optimismi, et aeg muudab inimeste hoiakuid. Et mina arvan, et aeg iseenesest tõesti ei muuda mitte midagi. Et kui me praegu teeksime rahvaküsitluse surmanuhtluse kohta, siis tõenäoliselt need tulemused ei erineks, eriti sellest, mis nad oleksid olnud võib-olla siis, kui me selle regulatsiooni vastu võtsime. Ja ma võib-olla illustreeriks seda lihtsalt ka näitega enda valdkonnast, et soostereotüübid on teatavasti asjad, mis on nagu väga aeglaselt muutuma ja me viime ka regulaarselt läbi rahvaküsitlusi, nii-öelda monitoorime siis inimeste hoiakuid ja väärtuseid selles valdkonnas ja me saime hiljuti sellel suvel viimase monitooringu tulemused ja tegelikult kõige võib-olla sellised pessimistlikumad tulemused ongi just noorte hulgas, ehk siis noortes vanuses 15–19 on tegelikult hoiakud tagurlikumad kohati, kui nad on näiteks, ma ei tea, inimestel, kes on vanemad. Nii et mida ma lihtsalt tahan öelda, on see, et iseenesest ilmselt midagi paremaks ei muutu. Et näiteks see sama surmanuhtlus oleks tõenäoliselt muutunud praeguseks hetkeks, kui Eestis oleks maha peetud korralik debatt sellel teemal ja oleks tekkinud mingisugune, ma ei tea, mälu, ajalugu, inimesed oleks sunnitud selle teema enda jaoks läbi mõtlema. Nii kaua, kui nad ei ole, siis asjad iseenesest ei muutu ikkagi.
No ma võib-olla siis väljendasin ennast kehvasti, minu mõte lihtsalt oligi selles, et väärtused saavad muutuda, väärtuste muutumine võtab aeg. Eks sul ei ole võimalik seda kiiresti saavutada, kahtlemata sa pead tegema midagi täna, aga need tulemused võivad näidata ennast aja pärast ja erinevalt sinust, ma ütlen sina küll üle, ma olen siiski arvamusel, et kui teha täna uuring, et kas surmanutuse kaotamine oli õige või vale mõte, siis ma täna ei tunne seda ühiskonnas, seda vajadust, ütleme see tagasi pöörata. Mul ei ole mingit sotsiaalse uuringu andmeid, aga ma julgen väita, et täna sellise rahva küsitlus, kas taastada surmanutlus või mitte, siis see ei läheks läbi. 51% ei hääletaks selle poolt, on minu väide. Ja ma arvan, et on väga palju... Väide on millegagi põhjendatud. Ei, see on minu sisetunne. Mul ei ole, kui sa väidad teistpidi ja sul on mingid arved tead, see peaks iseenesest väga huvitav uuring, et mida ta arvasid 10 aastat tagasi, mida ta arvasid täna, jah? Või noh, mis selle ajal oli. Aga see minu väide on selles, et kahtlemata tuleb igapäevaselt tegeleda mingite stereotüüpide murdmiseks ja nii edasi, aga et see muutus saavutatakse väga pikka ajal. Et see võtab lihtsalt aega. Ma arvan, et näiteks, ma ütlen, et kui minu lapsed, ma usun, et kui on 16-19 see sihtgrupp, jah, et kui sa selle ajal uuringut, et siis sa leiad, et näed, neid see normaalselt. Kui rääkida 15-19 aastast, siis ma arvan, et see tuleb ealiste iseärasustega arvestada ka, ja üleüldse, kui me räägime põlvkondadest ja pikast ajast, et kas pole nõnda, et reeglina ju laste põlvkond vastandub oma vanemate põlvkonnale paljuski. Ja siin ma ei arva, et ainult aeg muidugi midagi muudaksin ikka teadlik tegevus ja kasvatus. Ma olen üheks küsimuseks repliigiks sinna saab. Kallid panelistid, tore on kuulata teie paneeli ja ma kardan, et mul on praegu nagu võitlus sisemine, et kas ma pean natuke rikkuma teie diskussiooni surmanuhtlusest, kuna ta absoluutselt ei tea neid faktilisi asjaolusid, kuidas Eestis kadus. Ma mõtlesin siiski, et ma natuke rikkun ja ütlen teile, aga ma alustaks natuke sellest, et ma kuulsin siin ikka täiesti jubedat väidet, et esindusdemokraatia mitte ei pea esindama valimised arvamust, vaid ta peab täpselt seda jälgima. No, selline esindusdemokraatia siin maailmas ei ole mitte midagi väärt. Esindusdemokraatia väärtus algab alles sellest momendist, kui on võimalik, et küllalt sageli tema organid teevad paremaid otsuseid, kui on valijaskonna nii-öelda statistiline keskmine väärtus. Vastasel juhtumil ei oleks ju ka parlamenti ja mingisuguseid muid asju järele. See on selle illustreerimiseks lugu surmanuhtluse kaotamisest Eestis. Te olete kuulnud, et Eesti Vabariigile eelnes Eesti NSV. Eesti NSV keskvangla oli Patarei vangla ja seal viidi ka toime surmanuhtlusi. Ja see allus Nõukogude ajal Siseministeeriumile, seda valvasid ajateenijad, sõdurid, kes teenisid sisevägedes ja elukutselised sisevägede ohvitserid ja kuidagi nemad oma teenistuskohustuste täitmisel siis vajaduse korral viisid surmanuhtlused täide, nimelt lasid maha surma mõistetu pärast seda, kui protsess oli läbi. Nüüd see, et Eestis surmanuhtlus ära kaotati, algas sellest peale, et ta kadus ise ära. Ja ta kadus ise ära pooljuhuslikult ja tehnilistel põhjustel. Nimelt Eesti Vabariigi takistamistel taastamisel ei leitud enam ühtegi inimest või organisatsiooni või moodust, kuidas leida inimesi, kes viiksid surmanuhtlust täide. See oli täiesti ületamatu poliitiline probleem ja selle peale otsustati, et minnakse seda teed, et seadustesse jääb surmanuhtlus kirja, aga tegelikkuses ta likvideeritakse de facto. Ja selline olukord kestis terve rida aastaid. Nüüd, kui me hakkasime Euroopa Liitu astuma ja siis oli see sama küsimus selge, et meile öeldi, et üks eeltingimus on, et te peate mängima Euroopa mängu, et surmanuhtlust ei ole, siis Eesti läbirääkijad ütlesid selle peale, aga meil ei ole ju surmanuhtlust. Meil pole kordagi Eesti Vabariigi taastamisest peale isegi üritatud kedagi maha lasta, rääkimata sellest, et me kavatseksime tulevikus. Ja siis meile need Euroopa tädid ja onud ütlesid, et sellest on vähe. Vaid vastupidi, te võiksite ju tegelikult ka kedagi maha lasta, aga oluline on, et kustutage see sõna seadustest maha. Ja siis Eesti Riigikogu kahtlemata ignoreeris rahva enamuse seisukohta,
kõik teadsid, et rahva enamus sellega ei nõustu. Niimoodi enamik poolt hääletanud saadikuid hääletasid vastu oma sisemisele veendumusele, sellepärast et Euroopa Liitu astumise küsimus oli niivõrd oluline, et selle nimel Pariis vääris seda missat ja Eesti vääris nii-ütelda selle asja ära kaotamist. Nii et need on need faktilised asjaolud, et ma juhin tähelepanu, et kui te veel tulevikus räägite, siis küsimus on see, et see, mida nimetatakse formaalselt surmanuhtluse kaotamiseks, ei ole surmanuhtluse kaotamine, see oli kustutuskummiga ülekäimine. Ja surmanuhtluse kaotamine oli sündinud umbes 10 aastat juba enne seda. Aitäh! Oudekki ja palun. Kommenteeriks ma igaks juhuks ütlen ka, et mina kindlasti hääletaksin nagu selle poolt, et meil ei oleks surmanuhtlust, sest see on vist väga paljudel erinevatel põhjustel, mida siin ei ole võimalik lahata. Aga küsimus oli meil pigem see, et kas meil oli nagu üldrahvuslik diskussioon selle üle, et kas inimesed kiitsid selle heaks. See fakt, mida ma tõesti ei teadnud, mis on väga-väga huvitav, on see, see näitab, et tegelikult võib-olla me ikka väga ei valetanud, kui me Euroopa Liitu astusime. Kui meil on inimesi, kes reaalselt ütlevad, et see on midagi nii õudset, et mina seda mängu kaasa ei mängi, mina ei ole nõus kedagi maha laskma, siis see on ülimalt ilus. Ja see mulle nagu annab sellist lootust, et võib-olla Usku Eestisse, jah? Usku Eestisse, jah. Lootust, et võib-olla me ikka nii palju ei valetanud. Aga teine küsimus, mina väga kardan igasugust ühiskonnakorraldust, mis ütleb, et on mingisugune väline pingerida, mis ütleb, et mingi otsus on hea ja mingi otsus on halb. Et on mingi pingerida, mida ei säti mitte nagu need inimesed, kelle kohta otsused käivad, need inimesed, kes väärtusi jagavad, vaid seda otsustab keegi muu kuskilt mujalt. Et see üldjuhul viib väga õudsete ja drastiliste tulemusteni, mida ajaloos on küllalt palju, et sellepärast ma räägin alati väga tugevalt selle poolt, et poliitik saab teha seda, milleks ta on saanud rahvalt mandaadi, ainult seda. Jüri Adams, see ei ole mulle tundub nõus sellega. Ma vastaks ühe asjandusega, ei ühiskondlikku diskussiooni ei olnud, selle asemel oli midagi tunduvalt paremat. Nimelt oli kõigi riigiorganite, kõigi erakondade mõistlik, arukas ja tunduvalt parem konsensus jumala pärast selles küsimuses mitte avada mingisugust ülerahvalikku diskussiooni. Seda on muidugi Jüri Adams raske uskuda, et erakonnad teavad asju paremini kui rahvas, aga see jääb oma vahel. See on fakt, et ma nägin unni. Ei, ma tahan öelda seda, et seda on väga halb kuulda, et erakonnad teavad asju paremini kui rahvas. Aga nad on muidugi palju asju tegelikult seal Toompeal meie eest ära otsustanud, nii et jäägu see ka rangelt oma vahel. Mina ei ole küll nõus, et see jääb oma vahele, mina olen nõus alati minema niimoodi sildiga Toompea, et väga kõva häälega karjuma, kui mõni partei arvab, et ta teab paremini, mis minu elus toimuma peaks. Aga ajalooline fakt sai igal juhul õiendatud Jüri Adamsile selles suur aitäh ja ma usun, et see oli saalis ka huvitav teada saada. Mul anti vahepeal märku, et minu jutt igasugusest 20 minutist on täiesti kohatu ja me peame kohe ära lõpetama. Mis tõttu ma annan, juhul kui on veel, Varro Vooglaid, palun, kas tuuakse mikrofon? Varro Vooglaid, minu nimi nagu juba sai mainitud Urmas Vooglaid. Tegelikult oleks päris palju küsimusi ja kommentaare, et ei tea täpselt mida küsida või mida kommenteerida. Aga üks asi, mida tahaks küll öelda, on see, et kui ma kuulen sõna konverents, siis minu jaoks seostub see sellega, et see üritus peaks kuidagi olema läbi viidud akadeemilises vaimus. Et need diskussioonid, mida me kuuleme, on olemuslikult akadeemilised. Ja akadeemilise diskussiooni eelduseks on minu meelest esiteks mõistete määratlemine ja teiseks kõikvõimalike seisukohtade põhistamine argumentidega. Ja need on kaks elementi, mis minu meelest on siit saalist täna täielikult puudunud, vähemalt selle diskussiooni jooksul. Mind ajab mõnevõrra hämmastama see, kuidas ühelt poolt Reili Loone deklareerib, et kui keegi hakkab rääkima tõest, siis tema on kohe valmis tulistama, samal ajal ta väga bravuurikalt kuulutab ise terve selle sessiooni jooksul meile tõde sellest, kuidas asjad on. Ta küsib retoorilise küsimuse selle kohta, kas teid on kunagi selle tõttu, et te olete kristlane kuidagi
survestatud, olete nii tundnud, teiselt poolt kokku tagasi kõrvutamast näiteks haridusministri seisukohti mingisuguste natsi veendumustega, seisukohti, mida see haridusminister väljendab, olles kristlane. Mind paneb see väga hämmastama, et teised panelistid ei juhi sellele tähelepanu, nõustuvad sellise sildistamisega täiesti emotsionaalse ja meelevaldsega ja et kõike seda me siis kokkuvõttes nimetame konverentsiks. See, mida ma lõppkokkuvõttes küsida tahaks, on see, et kas tõepoolest on siis nii, et sellisel viisil diskuteerides me leiame, et tegemist on konverentsiga. Seda küsimuse esitaksin ma kõigile panelistidele. Aitäh! See küsimus vist on konverentsi korraldajatele tegelikult adresseeritud, et ma hea meelega ootaksin nende poolset selgitust. Ma olen nõus vastama sellele. Jällegi, eks ole, seda sama, mida Varro Vooglaid ütles, ta ise ei teinud. Ta lihtsalt ütles, et kui on konverents, siis peab olema akadeemiline lähenemine. See ei ole akadeemiline konverents, see ei ole eelrefereeritud ettekannetega konverents, see on poliitiline konverents ja ammugi see väitlus siin ei pretendeeri millelegi sellele, vähemalt mina siia tulles ei oodanud seda, nii et mida teised nõuavad, seda ise tehke. Eks me oleme nõus. Jah, siis ma ei ütle ka midagi. See oli akadeemiline seisukoht. Mina kokkusin päris ära, sellepärast ma tahtsin teada, et kas see pidi olema akadeemiline. Ei ole kunagi kuulnud. Meie aeg on täis ja tõepoolest see ei olnud ja see ei pidanudki olema akadeemiline ja see ei pidanud olema ka kindlasti paneelvormis arutelu, vaid mõttevahetus teemal, mis puudutab poliitilist korrektsust ja kuidas sellega Eestis praegu seis on ja ma arvan, et siin tegelikult kõlas selle osas väga huvitavaid arvamusi ja me saime teada tegelikult, mida üks või teine inimene sellest asjast arvab. Nii, me lõpetame selle sama küsimusega, millega me tegelikult alustasime. Ja pakume teile võimaluse vastata ja indikeerida siis ära, kas see, mida Silvermaker siin oletas, et aeg muudab, kas see viimane 1,5 tundi inimeste arvamustes midagi muutis. Küsimus kõlab täpselt samamoodi, kas peale selle debati ärakuulamist teie seisukoht muutus, me saame kohe teada, vajutage nuppe, hääletage, nii kaua me täname vestluses siiski osalejaid ja huvitava vestluse eest. Palun, võite... Seda statistikat saab ka, kui palju osalejaid enne oli ja kui palju nüüd on? Kui palju hääletatakse? Seda saab pärast puldi pealt küsida. Aga veel kord suur aitäh teile ja see kohtumise lõpp nüüd siin oma tulemuse saades saab järje. Näete, palun. Ja keegi arvas, et Silvermaker ei olnud õigus, et aeg ei muuda. Aeg muudab olulisel määral, nagu me näeme siit tabloo pealt. Sellise lõbusa finessiga. Aitäh teile esimese laua eest. Aitäh vestusele. Thank you.